Elu meremees, Lauri koolitusstuudio, koolitab suurte rahade eest neid, kes ei saa üldse elust aru. Aga reaalsus on see, et ma räägin iseendale põhiliselt. Asju, mida ma ei ole võib-olla teadvustanud või mida natukene kuskilt otsast usud, aga asi on kaugel siis kuuruste õpetajast. Saaks iseendaga ka hakkama kuidagi kõigepealt. Aga muidu niimoodi huvitavalt on huvitavam vaadata. Need emotsioone inimesel, need erinevaid tundevarjundeid ja ma olen nendest päris palju rääkinud, võib-olla see on mingi lemmik teema. Ja teoorias võib vaadelda siis nagu sellist kahte suurt kammat, et nagu nii hingele meeldib, võib-olla ta mõtleb mõnikord ei meeldi, aga talle meeldib see mitmekesisus, see seiklus, äraarvamatus ahastusest lapsemeelse rõõmuni. Kõik need tundevarjundid seal. Aga kui sa vaatad niimoodi kõrvalt, nagu ma ütlesin, siis üks kategooria on kehaline. Kehal on vaja, eks ju, kõht on tühi ja vaja magada ja hügienia ja sealt tulenevad siis peavalud ja rõõmud. Ja siis suhtedraamad ja rõõmud ja kõik, mis selles maailmas ja selles kehas see mitmekesisus, tundevarjundite ja emotsioonide mitmekesisus meile pakub see tragikomöödia, eks ju, nagu India film, eks ju. Vahest on nutad üksinda, siis oled kõik koos, trullalla. Aga kas saab neid tõsiselt võtta? Sa muidugi saa isegi mõelda, kas ma võtan seda tõsiselt või ei võta, sest me samastame ennast kehaga ja nad lihtsalt tulevad ja võtavad võimust. Aga kui sa vaatad pühakirju, siis kõik emotsioonid, mis ei ole seotud teiste teenimisega, kõige kõrgema ülistuse ja vaimustuse väljendusega, mis on nagu väljaspool seda kategooriat, siis see on illusoorne. See on lihtsalt keha samastamine ja see on lihtsalt meile valikuvabaduses kingitud selline väike selline peegelteater või nukuteater või peegeldus tõelisest emotsioonist, eks ju. Me ju nii elame üle, meil on nii halb kuni peaaegu enesetappudeni välja, eks ju, et kuidas me tunneme, et jätku armastust. Aga siis, kui me hakkame kirurgidena nagu lahti seda muukima, siis me näeme, et see on ankara ümber, kõik vale ego ümber. Kehalise samastamise, meelelise samastamise, et ma tahaks ikkagi oma missiooni lõpuni viia, sest me oleme siia ikkagi materiaalse maailma tulnud, et jumal olla, aga siis tuleb välja, et need jumalad on nii palju ja osadel jumalatel on teine meeleolu, ja siis tekib konflikt ja siis on lõpuks isegi kasutades usku, eks ju, me teeme väikse sõjana, viskame pommi sinna. Seda ei saa üldse tõsiselt võtta, ehk enamus 99% ajast me ei saa ennast üldse tõsiselt võtta. Need emotsioonide, seda kammat või neid laineid üles-alla. Ma ise ka olen seda praktiseerinud või õppinud seda kõrvalt vaatama, ma ei suuda neid kontrollida, aga kuna mul ei ole kogu aeg selline maailma parandaja, kõikide heasoovi ja kõikide eest palvetaja, jumala ülistuse meeleolu, siis aeg-ajalt on, enamus aja on teised meeleolud. Aga see ei ole sina ja see ei ole mina, need meeleolud. Need lihtsalt samastamistest tulenevad samskaarad, harjumused, luubid. Ja siis me laseme neil viia ennast, kuna me samastame mateeriaga, siis me allume ka mateeriale. Ilmale ja planeetide seisule ja rääkimata karmast ja halbade heade tegude järelmõjust. Aga ikkagi, see ei muuda fakti, et see ei ole sina. Kõik need sinu need ja hea tunne, halb ja hea inimene, seda ma vihkan, seda ma ei vihka. Kõik see on illusoorne. Ta on selles mõttes reaalne, valikuvabadusest reaalne, selles mõttes mateeria on ka reaalne, aga mateeria on pidevalt muutumises ja siis need emotsioonid ka. Sõber ka kirjutas eile murtud südamega, et millal siis taevas õiglust annab, eks ju, et tema suhtes on ebaõiglaselt käitutud ja muidugi sul on kaastunne ja sa oled jõle kõva õpetaja nõuandja teistele alati ja kui sa ise oled kaelat pidi sees, eks ju, mingi ebaõigluses nii ja naa, siis on raske mäe pealt hüüda, et see on minu eelmine karma, et see on materiaalne maailm, siin on kõik muutumises, varem või hiljem ka see olukord muutub, aga ikkagi kirjutad seda
filosoofiat sõbrale ka, kuna sul ei ole nii raske, aga ikkagi midagi peab ütlema, aga noh, see on õige ka tegelikult. Ehk siis nii kaua, kui meie emotsioonid ja tundemaailm ei ole 100% Jumala ja teiste teenimises, alandlikkus, omakohuse püüdmatus, tingimusteta armastuses, nii kaua võib vee peale tõmmata igasugusele oma tundevarjundile, noh, vähemalt kõrvalt lihtsalt naerad, noh, tuli okei, ma tunnen ennast nii üksinda, kuule. Mine loodusse kallista puud. Ma ei tea, päikse taga on, iga looduses tiihja taga on elus olend. Õppi suhtlema nendega, nii palju sõpru, linnuke lendab, mis iganes. Ma ei hakka rääkima seda ülihinges sees, kes on kogu aeg meie kõrvale kõige kõrgem ja parem ja lähem sõber ja hea soovija.